tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere taas! Ravimid aitavad meil enesetunnet parandada ja haigustest jagu saada, aga seda ikka siis, kui neid õigesti võtta. Tänases saates räägimegi sellest, milliseid vigu inimesed ravimite tarvitamisel kõige sagedamini teevad ja missugused müüdid meil seoses ravimitega ikka veel ringlemas on. Saates Tark arst taskus on külas Lääne-Tallinna Keskhaigla kliiniline proviisor Isabella Adamson. Tere! Tere! No, ma praegu just tutvustasin, eks ole, sind ja ütlesin, et sa oled kliiniline proviisor, et alustuseks räägimegi kõigepealt sellest, et mis vahe on proviisoril, kliinilisel proviisoril, apteekril ja farmatseudil. Ma ei tea, kuidas tavaliselt pöörduda inimeste poole, kelle kohta mul ei ole paberil kirjas, et kes ta just on. No apteeker on selline tore, selline võib-olla vihmavari, siuke katustermin kõikide siis eriala esindajate kohta. Aga kui me selle niimoodi tükkideks võtame, siis võib-olla alustame sellest, et farmatseudid õpivad Tallinna Tervishoiukõrgkoolis 3 aastat, siis proviisorid Tartu Ülikoolis 5 aastat ja siis on kliinilised proviisorid, kes õpivad siis lisaks sellele proviisori õppele veel 2 aastat magistrantuuris. Kui võtta sellise tavalise võib-olla apteegi külastaja vaatest, siis see, kes ravimeid väljastab, kes annab nõu seal apteegisaalis, farmatseud, proviisor, ega ei olegi otseselt vahet, et see ravimite alane võib-olla see teadmine on selles mõttes nagu võrdne. Kust see erisus tuleb, on see, et proviisorid saavad olla apteegi omanikud ja apteegi juhatajad. Selle 2-aastase lisa sellise õppekäigus, mis seal Tartu Ülikoolis siis on, võib-olla sellised tehnoloogiaalased täiendatud teadmised, üleüldiselt sellised võib-olla natukene ka kliinilised täiendatud teadmised, võib-olla keerukamate selliste nõustamiste puhul võiks siis ka proviisoritest rohkem abi olla, aga üldiselt apteegi vaatest ei ole nagu otseselt vahet, kelle poole pöörduda. Võib-olla apteegis ma pööraks tähelepanu sellele, et ma arvan, et paljud inimesed teavad, et apteegis töötavad ka klienditeenindajad. Et seal on siis sellised nõuandjad, kes näiteks võib-olla kreemide puhul annavad nõu või siis aitavad ka toidulisandite puhul, aitavad siis neid nõustada või siis ka seda müügiprotsessi läbi viia. Et seal peaks selle vahe pigem rohkem esile tooma, et nemad nagu ravimite alast nõu, neil seda erialast pädevust justkui ei ole. Ja kliiniline proviisor hetkel siis pakub oma teenust eelkõige haiglates. Me veel ei ole jõudnud sinna, et jaemüügi tavaapteegis siis seda teenust oleks võimalik saada ametlikult ja perearsti praksistes. Et haiglas see töö on siis haiglaapteegi osa, mis ei ole siis nii-öelda see tavaline apteek, et jah, tõesti igas haiglas on ka see apteek, kus saab minna patsient oma ravimeid osta, aga haiglaapteek on siis apteek, mis varustab siis haiglat just ravimitega ja kõik see käitlemine, tootmine, kõik sinna juurde ja kliiniline proviisor on siis osa sellest meeskonnast ja pigem töö käib siis arstide õdedega, patsiendi keskselt siis seda ohutut ja sellist ratsionaalset ravimikasutust seal tagada, ravimiskeeme hinnata. Kokkuvõttes terve keeruline süsteem kohe. Jah, eks ta ole jah. Ja, aga esimene asi, mille ma siit praegu kõrva taha panin sellest, et kuidas sa seda asja selgitasid, oli see, et nüüd ma saan aru, miks apteegis käies on mõnikord nii, et ma hakkan rääkima ühe inimesega ja siis ta varsti kutsub mõne oma kolleegi, et kuule, tule räägi nüüd sellest konkreetsest ravimist või sellest teemast nagu täpsemalt ja siis mulle tundub, et võib-olla ka retseptuuris on võib-olla see inimene, kes siis mingitest asjadest mulle täpsemalt räägib? Üldjuhul ikkagi proviisorid, farmatseudid nii retseptuuris kui siis selle apteegisaalis toimetavad nagu võrdselt, et seal mingit erisust nagu ei ole, aga jah, tõesti, et kui on võib-olla tegu rohkem selliste ilukreemide nahahooldusega, mis on ju iseenesest ka apteekides nagu levinud, et siis seal ei pruugi alati võib-olla erialaharidusega apteeker olla, küll aga on neil jällegi selle võrra süvendatud teadmised jällegi kõikisest sellest nahahooldusest näiteks. Samas ma olen viimastel aastatel nagu rohkem tähele pannud, ma ei tea, kas kuidagi julgustatakse proviisoreid seal apteegis inimestele nõu andma või niiviisi, aga mulle tundub, et nad võib-olla
mingi aeg tagasi ei selgitanud nii palju ja nii põhjalikult, kuidas mingisuguste terviseprobleemide puhul nagu käituda. Et ma ei tea, kas teil on mingi üldine koolitus tehtud, et võib küll inimesele nõu anda ja võib küll talle rääkida, et kuidas mingit ravimit efektiivsemalt kasutada? Ja no mina töötasin 10 aastat siis jaemüügi apteekides, et selle aja sisse mahtus palju erinevaid selliseid projekte, et üks oligi näiteks alusta apteegist, et tuuagi rohkem võib-olla inimesi oma esmaste tervisemuredega siis apteeki pöörduma. Aga need teadmised, need laiapõhjalised meditsiinialased teadmised on apteekritel iseenesest kogu aeg olemas olnud. Et see nad ei jaganud kuidagi vahepeal neid? Ma arvan, et see on väga palju kinni selles, millised hoiakud meil ühiskonnas ka olnud on, kui palju on võib-olla vastuseisu teiste erialade poolt olnud, et neid maade jagamisi on siin nagu aastate jooksul olnud, et samamoodi mingi aeg ei saanud ka apteegis vaktsineerida, et see kõik oli ainult nagu perearstikeskustesse koondunud. Et eks need asjad ongi muutuses, apteeker selle keskel oma teadmistega on alati olemas olnud, see, kuidas nad seda nagu kasutanud on, see on võib-olla ajas muutunud. Et mingil ajavahemikul võib-olla apteegis väga juurdus selline kuidagi tööprotsess, kus pidi kõik hästi kiire olema. Ja klienditeenindus käis niimoodi tšah. Et ruttu, tere, palun järgmine. Et kindlasti need teadmised ikka olid ja jagati neid, aga võib-olla kuidagi see kese läks kusagile mujale, aga nüüd on järjest rohkem ikkagi võetud seda aega, et anda rohkem seda nõu ravimite alast ja võib-olla ka selliste esmaste tervisemurede korral, et apteeker on selline usaldusväärne meditsiinitöötaja. Et ma arvan, et see nihe toimus ka eriti COVID-i perioodil, kus meie meditsiinisüsteem oli ülekoormatud ja apteegid olid alati avatud ja sinna oligi võimalik tulla mure korral abi küsima. Sest et praegu mulle isegi tundub, et apteekrid pigem nagu meelsasti jagavad oma teadmisi ja et nad on nagu päriselt huvitatud, et kas sa ikka said aru ja et kas see tema sõnum ikka nagu jõudis nagu kohale ja kas ma tõesti nagu nüüd oskan seda ravimit õigesti kasutada ja kas ma ikkagi väljendasin oma tervisemuret niimoodi, et ta saab mind paremal viisil aidata või ta küsib veel lisaküsimusi. Et mulle kuidagi tundub, et see üldine lähenemine on selliseks väga mõtleks kliendi keskseks muutumas. Ja, mul on hea meel, et sa nii tunned, et nii see tegelikult olema peakski. Et igaüks saab sellise sooja nõuande sealt apteegist kätte ja apteeker, ta kindlasti ei olegi pädev kõikide asjade puhul abi andma, aga küll ta on aga pädev jällegi suunama edasi õigel hetkel õigesse kohta. Et selles mõttes ikkagi mina julgustaks inimesi alati ikkagi, kui ei ole tõesti selline probleem, mille puhul on 100% teada, et siin on ikkagi arstiabi vaja. Et ikkagi pöörduma kergemad külmetused, allergiad, mingid kergemad valud, nahaprobleemid, et miks mitte pöörduda apteeki ja apteeker saab alati suunata edasi. Minu teada praegu ka vist äkki südameapteegid alustasid sellise mingi projektiga, kus on veel nad arstidega teevad koostööd, et näiteks kui patsient satubki apteeki ja seal on vaja seda hoopis abi arsti poolt, et siis on kohe võimalik sellist e-nõustamist teha seal kohapeal apteegis, et nad katsetavad nagu erinevaid variante, kuidas seda koormust siis nagu tervishoiutöötajat ikkagi maha võtta. Mulle meeldib veel see ka, et mõnikord kui lähed oma murega, et siis need apteekrid hakkavad omavahel arutama, et mis see kõige parem rohi antud juhul siis võiks olla ja siis jõuavad konsensusele lõpuks ja et kuidagi jah, selline nagu kliendist hooliv on see praeguse aja lähenemine nende poolt, et see on nagu tore, aga võib-olla see nüüd muutub, kui inimestega rohkem räägitakse, aga kui palju seda üleüldse on nagu olnud, et inimesed kuidagi nagu suhtuvad kergekäeliselt ravimitesse, et nad kasutavad ikkagi ravimeid nagu valesti, kas nad võtavad liiga palju, võtavad liiga vähe, võtavad valel kellaajal, ei võta söögiga nii nagu on kästud näiteks või siis lõpetavad ravi näiteks liiga vara, sest enesetunne läks ju natukene paremaks, et kui palju seda ette tuleb? No tuleb. See võib-olla kui öelda palju, see kõlab kuidagi niimoodi hirmutavalt, aga iseenesest kui sinna uuringutesse, statistikasse sisse vaadata, siis seda ikka on, et võib-olla siin tuleb eristada seda, et on nii-öelda teadlikult sellised tekivad tehtud muudatused, kus keegi teadlikult võtab kuidagi valesti, muudab ise skeeme ja siis teistpidi on jällegi need muudatused, kus
võib-olla ongi see nii-öelda kergekäelisus või on mäluprobleemid, et need vead lihtsalt juhtuvad võib-olla 1-2 korral, aga see kõik läheb ikkagi sinna alla, et need ravi sellised eksimused tekivad. Et seda on ja noh, kuidas seda siis ennetada ongi ikkagi see, et see infoväli peab olema piisav, et esmane info tuleb arstid, siis tuleb veel ühe korra sealt apteekrit omakorda üle. Ja kui me räägime näiteks eakatest, kellel võib-olla on keerulisemad raviskeemid ja nagu raskem aru saada, kuidas mida võtta, siis seal see lähedaste tugi on ka selles mõttes oluline. No mulle hästi meeldib see, et kui ma olen saanud retsepti, eks ole, mingisugusele rohule, siis olenemata sellest, et kas siis perearst või pereõde on mulle rääkinud, kuidas seda ravimit kasutatakse, et apteegis alati küsitakse üle, et kas ma tean, kuidas kasutatakse ja mõnikord isegi ei küsita, vaid kohe selgitatakse, kuidas seda rohtu peaks nagu kasutama ja eriti mulle meeldib veel see, et kui see kasutusjuhend kirjutatakse paari sõnaga kas siis selle sildikese peale või siis sinna karbi peale, sest mõnikord on tõesti nii, et noh, ma ei ole veel pensionär, aga mõnikord on nii, et sul on ikkagi mitu rohukarpi ja sul on väga hea, kui sa näed, kuidas seda rohtu tegelikult kasutada. Ja no see on iseenesest muidugi selle apteekri või jah, sellise teenuse osutamise ju alustala, et selles mõttes ei peaks isegi küsima, kas te teate, kuidas kasutada, vaid seda tulekski lihtsalt üle rääkida. See võib olla tõesti tüütu ja muidugi mõningatel kordadel, kui on inimene neid aastakümneid ravimeid võtnud, siis selle võib vahele jätta mingil määral. Aga see ongi oluline, et mitmekordselt see kleeb, see kõik sinna peale, et see vähendab ikkagi nende vigade teket, see, et proviisor farmatseut hindab veel ikkagi selle retsepti peal ka üle, et kas siin on kõik ikkagi korrektne, see, mida ta kleebib sinna peale, kas see kõik on korrektne, et sellega me ju aitamegi jah, tõesti vähendada nende vigade teket. Aga mis tüüpi vead põhiliselt tekivad, ma ütleks, et nagu, mis on need inimese enda vastutada? Ma arvan, et need on seinast seina. Kui me räägime sellest, et see on tahtlikud selline muudatus, no siis on kindlasti see, kas ei võeta ravimit, võetakse kuidagi teistmoodi ja teises annuses, võib-olla siis teise intervalliga. Kui me räägime sellest, et võib-olla valesti sellised kogemata tekkinud vead, et kas tähelepanematusest või siis unustamisest, no siis on eelkõige see, et jäävad annused vahele või siis täpselt see, et kui tihti ma seda võtma nüüd pidin ja kas toiduga koos või mitte, et sellised vead võivad ikka tekkida. No on selliseid näiliselt väikeseid vigasid ka, millel võivad olla tõsised tagajärjed näiteks? Ikka, noh, kui me peame seda meeles, et iga ravim on ikkagi potentsiaalselt mürk, siis iga vale annustamine valel inimesel valel ajal võib ju tekitada ikkagi reaktsiooni mõnel ravimi puhul vähem, mõnel rohkem. Konkreetse näitena näiteks võib olla siis selline ravim nagu metodrexat, Trexan, mida kasutatakse siis ainult kord nädalas. Ja kui seal nüüd peaks tekkima olukord, et ma ei mäleta, kas ma võtsin või mitte. Või hakkan seda üldse igapäevaselt võtma, no, mis muidugi mul loodetavasti ei juhtu kellegagi, siis seal on väga suur toksilisuse oht. Teine näide näiteks on bisfosfonaadid kasutatakse osteoporoosi korral, väga paljud eakad kasutavad, et väga kindel režiim, et vähemalt hommikul esimese asjana sisse võtta, vähemalt 30 minutit enne sööki ja siis ei tohiks pikali heita. Seda tabletti ei tohiks suus lahustada või kuidagi lutsutada seal suus, sest et see võib tekitada kas suuõõnehaavandeid või siis kui pikali heita tablett läheb vastu, siis seal seda magu võib tekitada maohaavandeid kahjustust. Et seda peab nagu jälgima, et ikkagi siis söön ja ma ei heida pikali, aga noh, kui see tõesti võtta kergekäeliselt, et tablett nagu tablett ikka, siis sellel võivad olla ju tegelikult ikkagi väga, väga hirmsad tagajärjed. No võib-olla natuke on seda ka, et apteegis käimine on nii tavaline, rohtude võtmine on nii tavaline, et me kipume nagu ära unustama, et see on tõsine asi tegelikult. Jah, ma arvan, et see on väga palju seotud sellega, kui palju me ise ravimitest teame, kui suur meie see tervise teadlikkus või haiguse teadlikkus üleüldse on, et üks asi see, et ravimid võivad olla ohtlikud. No see on see pool, mida ma ei oska seda nagu väga kommenteerida, kui palju me seda teeme, aga me peaksime juba lapsest saati ju lastelegi õpetama juba lasteaedades, et mis asi on ravim. Mõnikord mõni laps peab võtma ravimit ja vanaema ravimeid ei võta, sest need võivad olla mürgised, et seda ravimi ohutust juba need varakult peale õpetada. Et kui me üldiselt ühiskonnas ka see terviseteadlikkus on kõrgem, siis ma arvan, et me võib-olla oskame neid riske ja üldse see hinnata paremini ja üldse see teadlikkus ka sellest, miks ma pean ravimit võtma, on nagu parem.
aga inimesi on palju kindlasti ka selliseid, kellele ei pea rääkima, et siin on vaja ravimit võtta, pead ravimit võtma. Kindlasti on ka sellised inimesed, kes ütlevad, ma tahan ravimit võtta, igaks juhuks pean võtma, et kuidas nagu nendega nagu suhelda või hakkama saada? Noh, ikka see sama infoväli, et praegu on meil ühtepidi on rõõm, meil on sotsiaalmeedia, meil on AI, kus saab väga palju lisainformatsiooni isegi selle kohta, mille kohta võib-olla ei oleks vaja. Ja teisalt on see selline murekoht, et sealt tulevad igasugused ideed, et mida kõike võiks võtta, et kui varem oli see selline, et mul naabritädi võttis, ma tahaksin ka, siis nüüd on see nii, et lai internet pakub igasugust teadmist. Et kindlasti on inimesi, kes võib-olla kipuvad mingid ravimeid kasutama, kuigi ei peaks, aga ma ütleks, et pigem suurem murekoht on toidulisandid võib-olla. Et nendega me ei pruugi näha veel selliseid võib-olla väga ohtlikke kõrvalmõjusid, et on mõned uuringud olemas, mis muidugi näitavad ka, et kui see koormus on liiga suur nendest toidulisanditest, et võivad ka seal tervisemured tekkida. Aga see üleüldiselt see kogu see kompott kokku, et mida keegi kasutab, kas need koostoimed nüüd ravimitega, retseptiravimitega ja lisaks see, mis see sellele rahakotile teeb, nagu ka paljud arstid armastavad öelda, et see kallis uriin siis lõpuks tekib, et kas nendel on nagu mõtet, et pigem on mina oma töö käigus nägin väga palju sellist toidulisandit üle ja võib-olla väärkasutust. Samas toidulisandeid on ju ka apteekides müügil, mis teeb nad kuidagi nagu tõsiselt võetavamaks. Et kas see on siis ka suures osas ka nagu apteekrite südametunnistusele, et mida ja kui palju nad sealt inimestele näiteks soovitavad või siis just ei soovita? Jaa, muidugi, et võib ju mõelda, et need on toidulisandid, et need ei ole ravimid, pole nagu just kui minu pädevusala, aga kõik, mina armastan seda mõelda nii, et kõik, mis apteegist välja läheb, selle eest ikkagi apteeker vastutab, et selle kõige nõustamise eest, mis toobki selle teise murekohani, et toidulisandeid saab müüa ka, kui ravimeid tohib müüa ainult apteek, siis toidulisandid võib ükskõik kes müüa. Sa võid teha enda e-poe, seal müüa ükskõik mida. Ja see ongi see murekoht, et kui ta ostab selle apteegist, siis on võimalik võib-olla mingi sekkumine sinna ikkagi teha, aga kui ma ei tea, mida ta on tellinud kusagilt internetist inimene, siis esiteks see info ei jõua minuni, loodetavasti need, mis on kusagil e-poodides, et nad on ikkagi piisava kvaliteediga, et see mingit ohtu ei oma, sest et on leitud ka toidulisandeid, kus on sees hoopis mingeid muid toimeaineid, kui sinna karbi peale on märgitud. Et jah, toidulisand võib-olla apteegis omab sellise suurema nagu tähenduse ja kui apteeker nõuga annab, et siis mõni peabki seda lausa ravimiks, aga see, mis seal väljaspoolt toimub, et see on natukene võib-olla hirmutav. Hiljuti ma just oma emaga sõin koos hommikust ja siis ma vaatasin, tal olid kõik tabletid ka valmis pandud ja sul on nii palju tablette, et mille jaoks sul need kõik on ju. Ja siis ta rääkiski, et see on mul selle tervisemure ja see on teise tervisemure jaoks ja siis on mul siin, see on mul juuste ja küünte jaoks ja see on mul siin naha jaoks ja see on siis, et oleks nagu jõudu rohkem ja ühesõnaga, et see teine rida koosneski kõik nagu toidulisanditest. Talle tundus, et neid on vaja millegi pärast. Et minu meelest oleks võinud pooled neist vähemalt ära jätta, aga kohati mulle nagu näib, et võib-olla üks asi veel, mis mina hakkasin muretsema tema puhul ja mis võib-olla teiste inimeste puhul on ka, et kas toidulisandid ja ravimid võivad kuidagi omavahel ka reageerida? Ja ikka on neid teatud selliseid koostoimeid, et võib-olla jah, sellised tavalised vitamiinid, multivitamiinid üldjuhul, kui seal ei ole mingid lisandeid juures, ei anna väga sellist mingit koostoimet. Aga näiteks on see ginkgo-biloba, näiteks see võib verevedeldajatega koostoime anda, siis kindlasti naiste puna, mis on hästi paljudes sellistes pinge, stressi vastastes toidulisandites, need annavad, siis ta võib ravimite toimet mõjutada. Ja ashwagandha, samamoodi siuke uus populaarne toidulisand, et seda on ka leitud, et seal nende diabeediravimite ja
vererõhuvastaste ravimitega võib olla neid koostoimed, et alati tasuks ikkagi üle küsida, kui midagi kasutada. Aga kui tulla selle juurde, et on pikk rida neid toidulisandeid, et on nagu kõike justkui vaja, siis mõnikord et iseenesest ongi vaja, et võib-olla tõesti see juuste ja künte vitamiin, no ta võib-olla ei anna seal mingit suuremat toimet, aga see inimese kui enda, see usk on seal taga, siis tihtipeale sellest on isegi rohkem abi, et see on selline nagu maagiline. Siis tal on see sisemine rahu, et ja, ma olen enda heaks kõik teinud. Just, et kui me ju vaatame selle koostise nagu üle, et ta midagi ei dubleeri, ta millegagi koostoimet ei anna, et noh, kui inimene ise tunneb, et ta tahaks ju kasutada, siis miks ka mitte. Samas ravimite puhul see nii ei ole. Siis kasutad ikkagi ainult neid, mis on sulle määratud, mis on sulle vajalikud. Kas mõnikord võib juhtuda nii ka, et noh, inimesel on mõnikord pikk elu ja igasugu erinevaid tõbesid ja igasuguse tõve puhul ta saab oma ravimi, et need ravimeid koguneb nagu päris palju lõpuks ja siis on üpris keeruline selles orienteeruda ja kas siis nagu näiteks kas haiglas kliiniline proviisor siis vaatabki inimese seda nagu raviskeemi ja vaatab, et seda asja peaks korrigeerima, et siin hakkab nagu üle pease kasvama. No esmalt muidugi, kui ongi pikk elu ja palju erinevaid kroonilisi haigusi, siis jah, see võib hirmutav olla, et on palju neid ravimeid, no samamoodi kui ma müügiapteegis töötasin, et neid karpe seal välja tõstad, siis tõesti vaatad, no terve leit tuleb neid täis. Samas, kui me mõtestame selle jällegi nii, et need ravimid võimaldavad inimesel edasi elada oma tõbedega, siis noh, see on jällegi mingis mõttes võit. Kliiniline proviisor jah, vaatab need ravimiskeemid üle, aga see ei tähenda, et kui inimesel on, noh, meil on muidugi palju ikkagi seda polüfarmakoteraapiat, meil on palju ravimeid eriti eakamatel skeemides, aga see ei tähenda, et sealt alati kuidagi nüüd 10 pealt lähme kohe 5 peale, kui kliiniline proviisor majja astub, et seal võib olla, seal on kindlat tüüpi ravimid, mida võib-olla saab maha võtta, aga üldjuhul sellisel inimesel, kes veel ei ole oma elukaare lõpus, kellel võib-olla me räägime juba sellisest elulõpuravist, kus tõesti me sellise pika perspektiivi ravimeid enam võib-olla ei vaja, et ei oleks vaja enam kasutada. Et kui me räägime sellest tavalisest patsiendist, siis üldjuhul väga palju ravimeid, ma arvan, me maha niimoodi ei pea kriipsutama sealt. Aga noh, üks tüüp on selline, ravimeid on selline minu hingeasi, mida ma alati jälgin, on need protonpumba inhibiitorid, mis on seda maohapet langetavad ravimid, mida kahjuks väga tihti kuidagi unustatakse peale, et on kindlasti mingid näidustused, kus me seda peamegi kasutama ja see peab seal skeemis olema, aga kahjuks on ka sageli seda, et pidi olema mingi kuur, aga ta on sinna ununenud, et siis see on võib-olla selline koht, kus alati kliiniline proviisor saab sekkuda. No, mõned inimesed on nagu ravimite suhtes nagu päris nagu skeptilised, et ma ei tea, lähevad apteeki ja ütlevad näiteks, no arst kirjutas mulle ravimi, et ma ostan selle välja, siis ta teab, et ma olen selle välja ostnud, aga ega ma teda võtma ei hakka. Jah, nad alati ei pruugi seda isegi apteekrile öelda, et muidu apteeker hakkab ka näpuga viibutama seal. Aga ikka on seda skeptitismi, et ma arvan, et see levib võib-olla veel rohkem nüüd jällegi selle sotsiaalmeediaga, et kui varem oli mingi teatud grupp rääkis nendest sellistest mingis mõttes ka võib-olla teadusest ja uhuundusest kusagil omaette, et siis nüüd on seda levib igal pool ja no see kasvatab seda sellist umbusku inimeste seas. Et noh, need inimesed on alati olnud, kes ma ei võta, ma ei taha, ma ei saa, aga ja mõnega neist ei olegi võimalik midagi ette võtta, aga üldiselt selline võib-olla soe ja usaldav suhe ja süke viisakas teadmiste jagamine võib mingil määral seda nagu muuta. Et apteek on selles mõttes hea koht, et eriti mulle meeldib see idee, nii nagu on Lääne-Euroopas, et inimesed käivad oma kindlas apteegis, neil on selline oma kindel apteeker, seal tekibki selline usalduslik suhe ja kui siis see apteeker iga kord vähehaaval niimoodi jagab mingisugust teadmist, et siis võib-olla me suudame seda muuta, sest et need inimesed on selle teadmise kusagilt omandanud, et nad ei taha neid ravimeid kasutada, siis ma arvan, et sellel on võimalik nagu vastu mingis mõttes tulla sellega, et jagada sellist teaduspõhist vastu infot. Kui lugeda ravimite infolehtesid
siis tekibki siuke tunne, et ma ei tea, kas ma julgen seda rohtu üldse võtta, et seal on nagu nii palju kõrvaltoimeid, mõned nendest on nii tõsised, mõned täitsa hirmsad kohe, et siis sa võtled, et mul on see surmavate kõrvaltoimetega ravim, siis mul on teine surmavate kõrvaltoimetega ravim, et ma pean neid siin võtma mitut tükki, et ma ei teagi, et mis üldse saab ja kas mul on rohkem sellest roost kasu või siis on see kahju võimalus nii suur juba sellepärast, et ma kardan seda võtta, et mismoodi nagu sellest üle saada või et miks need kõrvaltoimed on seal kõik nii hirmsad kirjas ja kas neid tegelikult neid asju ka juhtub? No nad peavad kirjas olema, et meil peab see nõue, seal infolehel peab see olema, seal on üldiselt ka märgitud juurde, et kui sage see sagedus on, et kas väga harv, üliharv, aga ma täiesti mõistan, et see võibki hirmu tekitada, et võtad järjest oma 3 ravimit ja kõigil on see sama pikk nimekiri seal. Aga ma ise võib-olla soovitaks nii, et esmalt kindlasti arst, kui ta mingi ravimi välja kirjutab, ta kindlasti omalt poolt annab juba selle sisendi, et mida silmas pidada, et mis on see peamine võib-olla kõrvaltoime, mis võib-olla võibki juhtuda või mida tähele panna. Ja sama asi on siis ka apteekri puhul, et ta ikkagi toob välja, et ma ei tea, pange tähele, et kui teil näiteks kuiv köha tekib või kui tekib pahkluturse, et siis, kui see põhiline info nagu kätte saada, siis ma arvan, et kohe ei peaks koju jooksma seda hirmpikka kõrvaltoimete nimekirja lugema. Kui midagi tekib, jälgida, panna kirja, siis võib-olla vaadata, kas see võiks olla see, mis tekkis ravimist ja siis konsulteerida kas siis arsti või apteekriga. Et ise niimoodi lugedes ma arvan, et tekibki hirm ja on täitsa võimalik mõelda, et kuna see kõrvaltoime esile tekib. No inimese psühholoogia on minu meelest selline, et ta loodab, et tema on see, kes saab selle, ma ei tea, üliharva juhtuda võiva lotovõidu ja ta kardab, et tema on see, kellel see üliharva juhtuda võiv kõrvaltoime tekib. Ja no see on loomulik, see on nii, et mõnel inimesel vähem, mõnel rohkem, et eks me ikka oleme kohanud neid inimesi, kes tõesti hirmuga tulevad tagasi, aga teate, ma kodus lugesin, mis siin kõik kirjas on. No ja siis meie töö on jällegi seda sellist rahu pakkuda. Aga see vist on pigem nii pidi, et see pannakse kirja niimoodi, et kui see nagu ühel inimesel väga-väga suurest hulgast natukene tekib, siis see tulebki kirja panna. Ikka tuleb kirja panna, jah. Et kõik, ta ei ole nüüd päris nii, et ühel tekkis ja siis on siin ilmselt kirja pandud, aga need on väga väikesed tõenäosused, aga nagu me räägime tõenäosustest, siis tõenäosus on tõenäosus, see tuleb ikkagi nagu sinna kirja panna. No kui tõsine probleem on nagu ravimiallergia või kui tihti seda üldse nagu esineb, et mulle tuleb meelde, et ühele mu lapsele ei sobinud üks antibiootikum, rohkem ma ei oska nagu näiteid tuua. Ja no antibiootikumidega seda esinebki kõige rohkem üldiselt ja teatud valu vaigistavate vahenditega ka. Kui ma ei eksi, siis see statistiliselt on sinna kusagil 5% juurde peaks olema seda ravimi allergiat, et ei ole väga sage asi, aga seda võib esineda. Et kellel on see olnud, seal piisab selles mõttes ühest korrast, aga mõnikord võib see muidugi tekkida pikema jooksul. Aga üldjuhul, kui need ravimiallergiat, inimesed üldiselt teavad, neile seda nüüd kindlasti ei juhtu, et kirjutatakse uuesti seda sama ravimit välja. Aga seal on mingi grupp ravimeid, mis võivad seda tekitada, seal kindlasti sellele pööratakse rohkem tähelepanu, aga seda riski võib-olla nüüd iga ravim võiks päris tekitada, seda nüüd päris ei ole. Kui inimesed ravivad ennast nagu looduslike ravimitega, esiteks ma ei tea, mis asi on nagu täpselt nagu looduslik ravim üldsegi, aga inimesed ütlevad, et nad ravivad ennast looduslike ravimitega, siis kuidas sellesse suhtuda, kas see on ohutu, kas see on nii nagu tavalise ravimiga ravimine, kas sellel võivad olla ka kõrvaltoimed, ikkagi alustuseks, mida see looduslik ravim üldse tähendab? Ma arvan, et me mõtleme ikkagi seda, et see on siis kas näiteks ravim taimedest, et ikkagi looduslik taimest või siis ühesõnaga looduslikust organismist saadud mingisugune komponent, molekul ja see on siis selle ravimi põhituum. See ei tähenda kohe absoluutselt, et see asi on nüüd ohutu. Kõige lihtsam näide on see, et kärbseseen kasvab ka meil looduses seenekene, täitsa looduslik asi, aga vaat kui mürgine.
taimed võivad väga mürgised olla, et see ei tähenda seda, et ta on ohutu, seal kindlasti võivad olla koostoimed, et sama, mis me siin enne toidulisandistest rääkisime. Või et mainisid näiteks naiste puna, eks ole? Jah, et samamoodi, et see põhikomponent ongi ju tegelikult nii-öelda looduslik. Öeldaksegi looduslik antidepressant naiste puna, aga ta omab nii palju koostoimeid tegelikult ravimitega. Et see ei tähenda automaatselt seda, et kindlasti võib-olla kui võtta nii, et mesi kasutan kurgu jaoks mett, aga osadele inimeste jaoks võib mesi ka allergiat tekitada, nii nagu tekitab siis antibiootikum allergiat, et siin ei ole sellist võib-olla, eestlased kipuvad hästi palju olema sellise loodusravi usku, et kui kusagil Lääne-Euroopas võib-olla taruvaigust nii palju ei ole nagu kuuldudki, siis meie letid on väga, väga laiad selliste toodete osas. Kas nendel nii-öelda looduslikel ravimitel võib olla samuti koosmõju, ütleme, nende keemiliste ravimitega või nende ravimitega, mida arst välja kirjutab? Ehkki, et me ei ajaks nagu asja nagu väga niimoodi ühte äärmusesse, siis ega ju arstid soovitavad ju ka, et joo kummeliteed, see on täiesti okei. Ikka, et on mõned need taimsed vahendid, millel on see risk põhimõtteliselt olematu väike, et tõesti, kui me allergiat just inimesel ei ole, aga jah, enne toodud näide siis naistepuna ginkgobilooba, et need on ju sellised taimsed komponendid, aga nendel on ju ikkagi ravimitega koostoimed. Et eks seda ja ashwagandha, et seda kõike tulebki eraldi seisvalt ikkagi vaadata. Et võib-olla tõesti, kui taruvaiku kurku pritsida, et see kindlasti, ma arvan, ei tekita mingisugust ohtlikku olukorda või kummelitee joomine. Viimasel ajal räägitakse päris palju ka kaalulangetusravimitest ja nende ümber on ka palju lootusi, palju hirme, võib-olla ka juba müüte tekkinud, et kuidas need nagu apteegis näiteks kõige rohkem peegelduvad, need suhtumised ja lähenemised? Kui me räägime nüüd nendest retseptiravimitest, mis on siis ilmselt kõige rohkem sellist poleemikat tekitanud siin aastate jooksul, et siis see kõige levinum selline arusaam on, et see on selline kiirtee, inimesed on laisad, ei viitsi liigutada ega õigesti süüa. Et seda müüti ma tahaks nagu küll murda, et need enamasti, need inimesed, kellele siis need süstid välja kirjutatakse, neil on see kehamassi indeks ikkagi päris kõrge ja seal on proovitud teisi meetodeid ka. Pluss see ravim üksi ei aita, et sinna juurde on ikka vaja elustiili muudatusi teha, seal on ikka vaja oma toitumist korrigeerida ja mis kõige olulisem, sellega on vaja ka jätkuvalt jätkata, sest vastasel juhul tekib ikkagi see tagasilangus. Et võib-olla see hoiak, et see on keegi on laisk ja tahab kiiremini saada, see on lihtsalt abivahend. Et kuidagi ma arvan seda ülekaalulisust nagu võib-olla alatähtsustatakse, et see on selline nagu moeasi kuidagi, et keegi tahab lihtsalt hea välja näha, see ei ole ju tegelikult nii, et see on ikkagi tervise küsimus, et ülekaal põhjustab väga palju kardiovaskulaarriski suurenemist, teist tüüpi diabeedirisk. Et eelkõige me ikkagi ju hoiame tulevikus haigestumisi ka ju ära ja see on meile ühiskondlikult ju selles mõttes solidaarse tervisekindlustuse ju puhul ju ka väga oluline. Et ma arvan, et inimesed võib-olla seda kipuvad unustama. Just. Kui me räägime eakatest ravimitarvitajatest, sest et nad tarvitavad ikkagi rohkem kui keskmine inimene, et kui apteeki minna, siis pensionäride protsent on reeglina päris suur. Ravimeid on neil päris palju. Et kuidas nagu lähedased saavad nagu oma eakatele sugulastele olla nagu toeks, et neid ravimeid võetakse õigesti, et neid ei jätaks kuidagi sassi, et nad oleks ikka välja ostetud või kuidas see tugi võiks olla? No eelkõige tulekski siis oma lähedastega rääkida, et tuleks aru saada, mis haigused seal on ja mis ravimeid kasutama peab. Et viimasel ajal ma olen märganud, et on sellised kenad paberil raviskeemid arstide poolt, et see on ka apteekrile väga palju abiks, et sealt on kohe kenasti näha, kuna mida võtma peab hommik, lõuna, õhtu, mis toimeaine. Et see on, ma arvan, ka lähedastele abiks, et selle põhjal on võimalik läbi arutada. Kui nüüd on juba ikkagi sellised võib-olla dementsuse alge, võib-olla lähedane ei kuule enam väga hästi, et siis on äkki see hetk, kus oleks vajalik ka oma eakama lähedasega käia koos arstivisiitidel. Et 2 inimest on ikka 2 inimest, et sealt seda infot haarata on niiviisi lihtsam.
ja siis on nagu võimalik seda järelevalvet ka nagu paremini teostada, et no kui oma lähedasega rääkida ja seal on aru saada, et ta saab väga kenasti aru, kuna ta mida võtab, et seal see nii-öelda vigade tekkerisk on pisike, no siis üldiselt ei ole vaja nii tugevat sekkuda, aga kui seal on ikkagi risk on suur, noh siis on võib-olla esimene asi juba see, et need ravimikarbid, ise panna need ravimid valmis sinna, et tema eesmärk on ainult õigel hetkel nad saad ära võtta. Ja noh, neid meetodid on erinevaid, et kas on need meeldetuletusi saab panna telefonile helisema või et oleks ilusasti meeles neid ravimeid ikkagi võtta. Räägime mõnest ravimitega seotud nagu võib olla müüdist ka, et apteegis võib kohata sellist vestlust, et nii, et teile on nüüd see ravim välja kirjutatud, et kas ostate siis originaali või siis selle geneerilise ravimi ja siis inimene ütleb, et ei, ma ikkagi võtan originaali, et see on kindlasti parem. Et kas see on nüüd müüt või tõde, et see originaal või see esmaversioon ravimist on alati nagu see kõige parem, kõige kvaliteetsem, aitab kõige efektiivsemalt? No mina ikkagi lükkaks selle arvamuse ümber, et mis see vahe siis sellel originaalil ja geneerikul ju on, et originaal on kunagi, firma on välja töötanud ravimi. Võtnud patendi? Jah. Patent, see kestab mingi aja ja siis saavad tulla teised, kes saavad seda sama teha. Et ilmselgelt neil ei ole päris üks ühele seda listi võib-olla siis olemas. Mille poolest nad kipuvad erineva ongi see abiainete nimekiri, millest tablett kokku pannakse, kuid üldjuhul need on ikkagi ühed ja samad, millest seda tabletti tehakse. Ja see biosaadavus võib seal natukene varieeruda. Küll aga kui me valimegi selle soodsama geneerilise pidevalt seda kasutada, siis see biosaadavus seal väga suurt rolli ei mängi ikkagi üldiselt, et võib-olla see natuke mõjutaks, kui need biosaadavused oleksid erinevad, see mängiks võib-olla siis rolli, kui ma üks päev võtan üht, siis võtan teist, siis jälle üht, siis teist, kolmandat. Et mulle tundub, et see originaali selline mure on kuidagi, see on siin Eestis kuidagi siuke suur, et ma olen aru saanud, et võib-olla mujal on seda vähem, minu teada vist äkki isegi Soomes ei olegi nii palju valikuid, et eks see valik kindlasti võtabki kirjuks, et kui pakkuda, et meil on siin originaal, ma originaali ei taha, aga mul on 5 analoogi ka pakkuda, siis on ikkagi see, et aga milline analoog parem on, no ma võtan kallima analoogi, et noh, tegelikult see on lihtsalt hind. Ja, see oligi mu järgmine küsimus, et kas kallim ravim on alati parem. Vaat, isegi kui ma ei räägi sellest retseptiravimite valikust, vaid kui ma lähen ka ise sinna riiuli juurde, kus on mingisuguse probleemi puhul, siis need pudelikesed kõik seal temaatiliselt reas või totsikud ja neil on väga erinevad hinnad. Ja ma tõesti siis alati nagu mõtlen, et ma ei tea, võtan siis selle kallima, et äkki seal on midagi kasulikumat sees. Et see ka tegelikult ei pea paika siis, jah? No üldiselt küll mitte, et kindlasti käsimüügis võivad, nagu kui me räägime mingitest, ma ei tea, köhasiirupitest, nad võivadki oma koostise poolest juba erineda ja no mina ikkagi ütleks, et hind, see tuleb nii paljudest enamatest asjadest. Turundus, transport, täpselt, et see kõik muu mängib seal ka nii suurt rolli. Et patent on kunagi olnud ja see nõuabki seda, et peabki kõrgemat hinda küsima, kuidagi pead ju tagasi teenima kõik selle, mis sa oled sellesse väljaarendamisesse siis kasutanud. Aga see, et keegi kõrvalt näeb, et keegi on juba hea töö ära teinud, et teeme sama asja, see ei tähenda, et see kehvem on. Kas antibiootikumi kuuri võib pooleli jätta, kui parem hakkab? Ei, ei tohi. Ja kindel värk, et juba see antibiootikumi resistentsuse teke ühelt poolt. Teisalt ka see, et jah, me tunneme võib-olla juba teisel päeval ennast paremini, aga see ei tähenda, et see infektsioon on välja ravitud. Et ikka need kuurikestvused ei ole niisama õhust võetud, et need on ikkagi väga kindlad, need on kindlate haigustekitajate puhul paika pandud ja kindlate infektsioonide puhul, et siis tuleks ikka ilusasti lõpuni võtta. Siis ma olen veel kuulnud vestlust, et mul on siin erinevad probleemid, et ma olen siin ise valinud mingisugused rohud, ma siin oma vahel tunnetuse järgi kombineerin neid. Et kas see on nagu okei, et kas inimese tunnetus on primaarne ravimite doseerimisel ja võtmisel või siiski on see müüt, et me alati ise kõige paremini teame? No ikka müüt, et kui me mõtleme nii, et need inimesed, kes diagnoosivad, need inimesed, kes neid ravimeid kirjutavad, need inimesed, kes neid ravimeid väljastavad ja nõustavad, on õppinud ülikoolis pikalt meditsiini väga laiapõhjaliselt
ja nemad siis ikkagi määravad selle, et see inimese tunnetus on selline väga subjektiivne. Et sellist võtan siit, võtan sealt, et muidugi ma ei tahaks nagu kuidagi kedagi pisendada, et selles mõttes mõnikord mõni tunnetus võibki õige olla, aga selle tunnetusega tuleks pöörduda siis oma arsti poole ja läbi rääkida, aga võib-olla jõuamegi sellise tulemuseni, mis on parem. Aga seda niisugust omaette mingit skeemitamist, et seda näitena olen näinud, et patsiendid küsivad, et kas seda vererõhuravimit saaks, et arst on kirjutanud a la 20 milligrammi, kas te 10 saate mulle anda? Mis on küsimusega, miks on 10 või? Aga ma tegelikult võtan 10, mulle vererõhk liiga madalaks. Ja see on jälle see küsimusega, kas te arstile ka seda öelnud olete? Ma ei ole öelnud. Et tore oleks ju tegelikult, kui see jõuaks ka arstini, et võib-olla nagu mingi väike hirm on inimestel, et keegi hakkab pahandama, aga seda ei peaks nagu... Natuke nagu seda ka, et inimesed nagu pelgavad kuidagi arsti tüüdata, et arst on nii tähtis ja kuidagi nii kaugel ja kõrgel ja et siis on nagu natukene nagu selle apteekriga parem oma asju arutada, et ta on kuidagi nagu lähemal sulle. Arutada ikka võib, jah, muidugi see ongi, apteeker on alati olemas, seal on nädalavahetusel olemas, on õhtul olemas, et see arutamine muidugi, aga see inimene, kes sulle ikkagi retsepti kirjutab ja sisestab selle sinu baasinformatsiooni, meie ju ei saa teha muudatust kuhugi raviskeemi sinna, kes siis jaemüügiapteegist nagu töötavad, et see info võiks ikkagi arstini jõuda ja praegu on ju väga kenasti lahendatud. Perearst on ju see põhi boss, tema tegeleb selle kõigega. Õdedel helistada, õed ju edastavad info, et seda küll pelgama, ma arvan, ei peaks. Aga kuidas tunne on, et kas natukene on apteekrid alakasutatud või minul on mõnikord mingisugune häda, et ma ei saa ju nädalavahetusel kätte oma perearsti, ma ei taha nagu iga asjaga minna EMO-sse ja siis ma lähen sinna ööpäeva ringsesse apteeki ja räägin oma juttu ära ja küsin, et kas on mingit sellist esmast asja, millega ma võiksin nagu kõigepealt enda tervist toetada, et siis edasi vaadata. Ja veel kõige parem isegi pea sinna 24/7 apteeki, okei, kui öösel on siis muidugi, aga näiteks oled kodus ja on halb olla, siis on ju veel e-apteegid olemas, et seal saad kohe kirjutades ka anonüümselt ilusasti. Seda ma ei teadnudki. Jah, et saab seal ka ilusasti jutud ära, et kellel nagu mure on, et võib-olla kui ei saa minna või ei taha minna. Aga alakasutatud, eks jah, aastate jooksul me oleme üritanud seda rolli nagu järjest ju selles mõttes laiendada, et tõesti see alusta apteegist, tule, küsi, et alati ei pea esimese asjana sinna 6 tundi EMO järjekorda ju nagu minema. Et seda me üritame jah, et ikkagi apteeker on selliste laiapõhjaliste teadmistega spetsialist, kes saab aidata. Just. Aitäh sulle, et me rääkisime täna päris põhjalikult apteekrite tööst ja ravimitest ja sellest, et kuidas siis inimene ja apteeker kõige parema ravimi kasutuseni siis üheskoos nagu võiksid jõuda. Aga mis on see üks asi, mida sinu meelest võiksid kõik inimesed ravimite kasutamise või võtmise kohta nagu teada? Ma arvan, et sellist ühest võib-olla fakti ei ole, et igal ühel oma mingisugune asi, mis ta tahaks teada, aga võib-olla ikkagi rõhutakski veel seda, et alati küsida, kui on mingi mure ja kui ei tea, kuidas, mida, et alati ikkagi pöörduda. Et ei pea kartma, et ükskõik, mis need küsimused on, ma arvan, et kõik apteekrid... Ei tasu mõelda, et äkki on liiga rumal küsimus. Ei, selliseid asju ei ole olemas. Aitäh! Meie tänane saade on lõppenud ja saates oli külas Lääne-Tallinna Keskhaigla kliiniline proviisor Isabelle Adamson ja hea vaataja kuulaja. Meie saade Tarkars taskus on selleks korraks läbi, aga peagi kohtume taas. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tarkars taskus ja saad tükike mõlemast.